Tere, mina olen Merle ja tahaksin täna rääkida teile sellest, mida te saaksite ise teha selleks, et teie hambad püsiksid terved ka raseduse ajal. Paratamatult minu jaoks meenub rasedusega alati esimene trimester, aga ka 4. kuu, sest kannatasin üliraske rasedusaegse iivelduse ja oksendamise all. Ma ei saanud hambaid pesta ei hommikul ega ka õhtul, sest refleksid olid niivõrd elavnenud, et see põhjustas omakorda oksendamist. Ainus, mida ma sain teha, oli suud loputada veega. Ma tean, et mõned tahavad lisaks kasutada ka suuloputusvedelikku. Siis tasuks kindlasti tähele panna, et seal ei oleks alkoholi sees. Teine oluline aspekt, mis võib raseduse ajal esineda, on igemepõletik. Isegi kuni 42% rasedatest võib esineda igemepõletik. Et kuidas see igemepõletik välja näeb? See võib avalduda näiteks selles, et igemed hakkavad veritsema, hambaid pestes, väga õrnalt harjates juba. See võib avalduda selles, et hambad on hellad, igemed on tundlikud ja valulikud, aga ka selles, et igemed lähevad turse ja paiste. Mis seda põhjustab? Seda põhjustab 3 erinevat asja. Esiteks hormonaalsed muutused, mida me kahjuks ei saa muuta. Teiseks on põhjuseks see, et rasedad peavad sagedamini sööma, et iiveldust ka vältida. Seda me ka otseselt muuta ei saa. Aga 3. asja me muuta saame ja see on bakteriaalne faktor. Seda olulisem on siis suuhügieen, hambapesu ja ka niiditamine. Väga oluline on meeles pidada, et hambaarsti tuleks külastada ka raseduse ajal. Hambaraviks kõige sobilikum aeg ja kõige parem aeg oleks just 2. trimester. Paljud küsivad, kas tuimestus on lootele ja emale ohutu ja kas röntgen on ohutu. Öeldakse, et röntgenit tehakse ainult erandolukordades, siis kui see mõjutab ravikvaliteeti. Ja tuimestuse kohta on leitud, et see tegelikult ei läbi platsentaarbarjääri. Kindlasti tuleks minna hambaarstile, kui on tugev hambavalu või kui on näopaistetus, mis on tingitud siis just hammastest. Ei tasuks karta, aga ravi on palju positiivsem ja kasulikum kui siis see negatiivne aspekt, mis stress ja valu võib nii emale kui ka lootele tekitada. Kindlasti minge hambaarstile ja öelge ise, et te olete rase. Lõpetuseks tahaksin meelde tuletada veel 3 kõige olulisemat asja. Esiteks, loputage alati oma suud veega peale igat oksendamist. Teiseks, külastage oma hambaarsti ja parim aeg selleks on 2. trimester. Ja 3. hoidke nii head suuhügieeni raseduse ajal kui vähegi võimalik. Aitäh!